Tere tulemast kuulama 8. episoodi Kergelt programmeerimise podcastis. Täna olen siin mina Märt Ridala Solitast ja täna on mul külas Jarmo Tuisk, kes on tootearenduse juht Agredos ja lisaks tehisintellekti õppejõud EBS-is. Ja me räägiksime täna siis sellest, et kuidas tehisintellekt aitab tarkvara teha ja kui kaugel me oleme või mis tasemel see on. Ja mind tegelikult pani Jarmo ka kontakteeruma üks väga intrigeeriv LinkedIni postitus, mille Jarmo kirjutas paar nädalat tagasi ja selle sisu oli siis see, et 12–18 kuu jooksul tuleb tarkvaraarenduse tegemises viimase 40 aasta suurim murrang ja seda tänu AI-le, mis tänaseks juba ei kirjuta ainult lihtsaid äppe, vaid juba võib ka päris korraliku lahenduse selle abil luua. Aga Jarmo, äkki sa tutvustad ennast ja siis räägiks, mis seisus siis selline tarkvara loomine on tänapäeval? No tere kõigile. Ja sa natukene juba rääkisid, võib-olla taustast veel nii palju, et tarkvara sektoris ma olen olnud 90-ndate lõpust alates päris esimestest nendest andmebaasipõhistest veebidest saadik ja näinud kõiksuguseid revolutsioone ja muudatusi. Nii et päris tühja koha pealt ma seda ütlema ei läinud sinna LinkedIni, et olen ikkagi üht-teist elu jooksul siin kogenud ka ja tõepoolest nüüd ise käed küljes harjutades koos tehisintellektiga ja vaadates, kuidas need tööriistad, tehnikad ja teadmised arenevad. No vot see kõik sundiski võtma nii-öelda virtuaalse pliiatsi kätte ja kirjutama, et teate sõbrad, päris niimoodi me vist edasi panna ei saa nagu siiamaani, et tulevad veidi sellised nagu teistsugused lähenemised. See mõju tehisintellektile või tehisintellekti mõju tarkvara arendusele, jah, ta saab olema päris suur. Aga meil on ka siin meie ettevõttes tarkvaraarenduse tiim ja ütleme, et see tarkvaraarendus terves Solitas ja üleüldse on väga suur osa sellest, mida me teeme. Kuidas sa hindad siis, et mis siis selles need muutused saavad olema või võib-olla kuidas see tiimi tasemel praegu peaks olema või on? No, kui me lähme tagasi sellest või kus see mõju nagu avaldub, on siis masinate või siis tehisintellektiga süsteemide võimekus siis kirjutada, eks ole, mingisugust konkreetset koodi lähtuvalt nii-öelda tavalisest keelest, eks ole, inimkeelest, on ju, et see inimene, kes suudab oma mõtte välja öelda, on sisuliselt ka võimeline kirjutama ükskõik mis programmeerimiskeelt tänu tehisintellektile. Et võt see on nagu see kõige juurtase, eks ole, et kui mina suudan välja öelda, et ma soovin näiteks andmebaasi päringut oma toodete kataloogist, mis näeks veebis välja sellise kena tabelina teatud veergudena, siis sellise väljaütlemise suudab, eks ole, masin muuta koodiks kas Javas, Kotlinis, JavaScriptis või TypeScriptis või mis iganes, eks ole, mis see süsteem on. Seega see nii-öelda inimkeelne või inglise keeles öeldakse higher level programming language on see, eks ole, jah. Et see muudab natukene meie seniseid nii-öelda, kuidas ma siis ütlen, käitumismustreid tarkvaraettevõtetes. Et kes mida oskab, vaata, meil on olnud tarkvaraettevõtetes ikkagi väga selgelt nagu ka sellised tööjaotused lõikudes, eks ole, et meil on mingisugune süsteemidisain, süsteemiarhitektuur, tooteomanik, siis analüütik, siis kasutajaliide disainer, frontend, backend, CI/CD ja kõik, eks ole. Igaüks on spetsialiseerunud omale nagu nišile terves selles väärtusahelas. Ja mina näen, et
paljuski toimub nende piiride või nende rollide piiride nagu siis hägustumine või niimoodi üle piiride minek, eks ole, et disainer võib juba paluda natuke frontendi koodi teha või frontendi koodi ja võib paluda juba tootearenduse spetsifikatsiooni kirjutada ja seda kõike just tänu nagu keelemudelite võimekusele või nendele tööriistadele, mida kasutatakse. Aga see siis ikkagi või ütle, kui täpne või konkreetne peab olema see inimkeele tekst, mida siis saaks kasutada. No ma mõtlen seda, et ühes äärmuses on, et tee nupp, millele vajutades leitakse selle tabeli sellest veerust need andmed ja teine äärmus oleks, et ma ei tea, kirjuta mulle rahvastikuregister. Kui täpne peab olema? Ja. No see on selline lugu, et nagu ka tavalise ChatGPT kasutamisel kõikides muudes tööülesannetes, mida täpsemalt sa suudad ennast väljendada, seda kiiremini ja efektiivsemalt masin töötab. Et mida udusemalt sa oma soove väljendad, seda suurema tõenäosusega mõtleb masin midagi välja sellist, mida sa ei osanud nagu oodata või sa ei soovinud. Ehk siis jah, meie enda eneseväljendusoskus peab kindlasti olema üsna täpne. Ja sageli ei ole ka see nagu mõeldav, et me suudame ennast nii-öelda korraga panna välja ütlema tervet rahvastikuregistri infosüsteemi. Küll, aga jupi kaupa me suudame sellega kirja panna. Aga üks osa sellest nii-öelda kodeerimisest tulevikus ongi selle nii-öelda enne kodeerimist toimuv protsess, ehk siis selle süsteemi kirjeldamine, oma mõtete kirjeldamine teksti kujule. Kas need, see on tavaline, ega minu hinnangul tegelikult, kui võtta üks infosüsteemi või digitaliseerimise projekt ja võtta nagu ta päris terviklikult, ega siis see koodi kirjutamine seal on võib-olla 20% maksimum, et kui me räägime suurest organisatsioonist, siis see organisatsiooni oma toimemudeli kokkuleppimine, mis siis tarkvarasse lõpuks viiakse, see on palju keerukam tavaliselt, eks, kui ei ole just mingi diktaatorlik juht, kes ütleb, et nüüd teeme nii, on ju, ja siis see on kõik õigused. Et kas see töö jääb alles või seda ka juba saab kiirendada või automatiseerida? See töö läheb väga-väga palju kiiremaks tänu AI tööriistadele. Kogu dokumentatsiooni ja sisendi korjamine, läbitöötamine, struktureerimine, ettevalmistamine arendajatele, selle kiirendus on laias laastus sama palju kui puhtalt koodikirjendused, see võib olla 10-15 korda kiiremini. Oleme me võimelised asju ilusasti ja arusaadavalt kirja panema. Tõsi on see, et kaardistamiseks või info nagu omandamise faas, eks ole, et oletame, et meil on uus klient, nüüd näiteks siis mingisugune amet, eks ole, kuhu me lähme sisse täiesti mitte midagi teadmata. Me peame sealt seda infot kätte nagu saama hakkama, eks ole, et traditsiooniline meetod on läbi viia erinevaid intervjuusid, viia kirja panna, eks ole. Tänased juba see nii-öelda intervjuust tekstiks, eks ole, esimesed AI-d, mis sul appi tulevad, siis sealt tekstist kontseptsioonide väljalugemine, järgmine samm AI-ga, eks ole. Jälle nagu läheb, igas selles sammus toimub täna tegelikult mingisugune suure AI mudeli kasutamine juba, eks ole, et seda asja nagu kiiremaks saada. Visualiseerimine, näiteks voograafikud, jälle sul tulevad appi AI vahendid, sa ei tõmba enam käsitsi neid kastikesi, eks ole, sa kasutad Mermaid diagrammi keelt, mida ChatGPT suurepäraselt oskab välja luua, eks ole. Nii et ma ütleks niimoodi, et igas selles sammus toimub kiirendus, absoluutselt. Ja muidugi, üks asi, mis ma unustasin mainida, ka olemasoleva dokumentatsiooni läbitöötamine, eks ole, ka sellest toimub kiirendus. Et mida nüüd ei maksaks, ütleme siin, kuidas ma siis ütlen, osad mulle ütlevad, et vaata, ChatGPT on täna ju selline, eks ole, ma ei saa sinna isegi õigeid asju nagu sisse panna. Jah, meil on baastööriistad, eks ole, me vaatame mingisugust meie klassikalist tööriista, enamus veel kasutab veel tasuta ChatGPT ka. Muidugi, selles konkreetses tööriistas on mingid piirid, aga kui ma vaatan, milliseid tööriisti
nagu sinna kõrval arendatakse, milliste nagu lisafunktsioonidega, siis mul ei ole kahtlust tõesti selles, et nagu 12–18, eks 1,5 aasta perspektiivis on meil kõik asjad olemas selleks kiiresti teha asju palju efektiivsemalt. Kui me oleme enda arendajatega rääkinud, siis meil vähemalt mõni aeg tagasi või veel võib-olla ka praegu on selline võib-olla arvamus, et tehisintellekti saab kasutada olukordades, kus sa ise veel suudad, on võimalik kontrollida, et kas see, mis ta tulemus on, et kas see on õige või vale. Et kas see, aga ma mõtlen, et kui sa ütled, et tee mulle hästi suur tarkvara, siis see on ju võib-olla tuhandeid lehekülgi pikk kood lõpuks ja seda on inimesel nagu läbi lugedes võimatu kontrollida, aga et äkki koodi sa saad alati tööle panna ja siis testida, eks ju, ja kui ta tööle ei lähe, siis järelikult on vigane, eks, aga kas see on esimese astme probleem, mida kõik on juba näinud, eks ole, et meil on vaja lisaks nagu genereerivale AI-le testivat AI-d ja kontrollivat AI-d, et need on juba arenduses, et samamoodi üks AI mudel genereerib, mille peale teeb ta pull request'i, mida järgmine AI läbi loeb ja hindab vastu kogu koodibaasi sinu pull request'i ja annab sulle siis nii-öelda code review, eks ole, mille peale esimene AI viib oma parandused läbi. Ehk siis selles mõttes jällegi, me täna teeme oma järeldusi tuleviku osas, vaadates seda esimest tööriista, mida me kätte saame, eks ole. Aga tegelikult me peame mõtlema, et täna juba teatakse neid probleeme ja juba lahendatakse neid probleeme. Ehk siis, et sellised nii-öelda kombinatoorikaid ma näen küll juba tekkimas, kus rõhk on juba ka integreerimisel, erinevate meeskondade, erinevate panuste, erinevate AI-de ülevaatamisel, töö sünkroniseerimisel, kõik sellistel. See on need nii-öelda level 2, level 3 juba integratsioonid, mis sinna otsa siis ehitatakse, et saada ikkagi turvatestimine jälle AI käib sul kõik üle, vastavalt talle sisestatud reeglitele, eks ole, kõik koodid. Et lihtsalt, mida ma näen, et kus see esimesed tõuked ja reaktsioonid ka sellele postitusele tulid, on see, et vaadatakse, et need nii-öelda white coding, eks ole, et teevad mingisuguse äpikese valmis, push ivad kohe laivi ja siis on nagu hunnik turvavigasid, eks ole, ja mingisugust muud käkerdust, eks ole, seal sees. Ja tänu sellele me kõik saamegi nagu õppime, eks ole, et millisel moel neid tehisintellektiga tarkvarasüsteeme, tarkvaraarenduse süsteeme siis vaja on, eks ole, et milliseid nii-öelda agente tegelikult koodi kallale lasta, aga kui sul on esimene agent olemas, siis see esimene agent aitab sul teisest juba poole kirjutada. Eks siis, et siit läheb nagu asi kiiresti nagu hästi eksponentsiaalseks. Kui head need süsteemid on praegu, et kui ma mõtlen, ideaal või lõpp on siis see olukord, kus ma ütlen selle soovi, defineerin selle võrdlemisi täpselt ja siis üks agent kirjutab, teine testib, kolmas teeb turvatesti ja siis mul puudub võimalus üleüldse aru saada, mis asi see on, aga tundub töötavat ja testid ütlesid, et on enam-vähem okei. Julgen laivi panna või ei, eks ju, et kuidas see täna, eks ole, märtsis see olukord on? Täna märtsis aastal 2025 see olukord on selline, et levinuimad tööriistagrupid, mida inimesed kasutavad, on, kuidas ma siis ütlen, alustame kõige lihtsamateks, ma ise kutsun neid imevidinad. See on selline asi, kuhu sa sisse paned kas pildikese või paar lauset ja siis imevidin teeb sulle mingisuguse asja välja ja sul puudub igasugune arusaam, et kuidas see kokku käis. Need näited on Bolt, eks ole, siis on V0, siis on mingi Replit Agent, siis on Lovable, eks ole, terve rida nagu asju, sa ütled, tee mulle midagi ja siis ta teeb midagi, eks ole. Ja sul pole õrna aimugi, tundub töötavad, kõik on kena. Siis on teine grupp tööriistu on ikkagi sellised, kus sa saad rohkem või vähemal määral kontrollida seda hoogu, millega AI sulle kaasa tuleb, eks ole, et mingid ided, mis kas ise kirjutavad suure osa teksti või
pakuvad sulle siis mingeid soovitusi või kellega koos sa saad siis läbi arutada, kuidas teha. Et seal on sul absoluutselt rohkem nagu kontrolli selle üle, et mis sinna koodi nagu juurde tekib. Ja kõige nõrgem klass on siis see autocomplete, eks ole. Kirjutan ja siis ta siin soovitab lükkab edasi lausekese, eks ole, et ka neid kasutatakse endiselt. Nii et neid variante on täna ikkagi väga palju ja ma ütlen selles, et selle tõttu on ka väga raske öelda, et kui head nad on. Või ka need imevidinad võivad teatud asju teha nagu väga hästi, nagu briljantselt, eks ole. Aga kui sa sinna imevidinasse ütled, et teate, meil on vaja Eesti nagu ID-kaardi süsteem üle viia split-key süsteemile, eks ole, mingisuguses lähima aja perspektiivis, et oleks vaja kogu nagu süsteem, nagu riik ümber orienteerida. Siis sellest imevidinast kasu ei ole. Aga kuidas on siis nende töövahendiga, mis ei ole mitte koodi kirjutamiseks, koodiga ikkagi lõppkokkuvõttes on see, et sa saad käima panna ja siis töötab või ei tööta, eks. Aga ma mõtlen näiteks analüüsidokumente või diagramme, et kas peab inimene ikkagi lõpuks, ta on läbi lugema ja see võib olla 100 lehekülgi teksti, et äkki ikkagi pole õige. Generatiivse AI-ga üldine reegel on ikkagi selline, et hallutsineerimist lõpuni välistada ei olegi nagu võimalik, et hea oleks ikkagi mingisuguseid ülevaateid omada sellest, et on küll promptimistehnikaid või ka niisuguseid kombinatoorseid tehnikaid, kus sa üks mõtleb, teine ütleb ja vaatab siis üle ka, et antud juhul muidugi uued need mudelid, mis on siis reasoning models, eks ole, need mõtlevad mudelid, arutlevad mudelid teevad ise väga palju seda tööd ära, et nad käivad iseenda seda mõttelõnga mitu korda läbi ennem, kui nad vastuseni jõuavad. Ja minu soovitus siin ongi, et igasugune planeerimistöö ja ettekirjutamistöö sellel puhul kasutada just nagu parimaid reasoning modeleid praegu, et on see siis O3, Mini, O1, kellel on eraldi kuskil turvalises kohas siis ka DeepSeek R1 mudel, et need ja Claude Sonnet 3.7 Max, absoluutselt briljantne nagu kaasamõtleja süsteemi disainer, nii et just need mudelid, millel on arutlusosa tugev, need võiks olla partneriks, et läbi mängida neid stsenaariumeid ja just süsteemi disainidokumente. Minu jaoks on need tehisintellektidega olnud tükk aega juba see probleem, et nad arenevad nii kiiresti, et ma ei olegi nagu leidnud seda head lahendust, et kui ma hakkan midagi õppima või proovima või mõtlema, siis kui ma sellega nädal aega ei tegele, siis on see juba nagu, see mu oskused on mõttetud, et prompt engineering'u karjäär või engineeri karjäärid võisid väga lühikeseks jääda, eks ju, kui see see oli nagu kõige kuumem amet umbes 6 aega ja siis juba ei olnud vaja. Aga et kuidas sa näed, on sellel probleemil lahendust või, et võtad mingi töövahendi, seda põhjalikult selgeks õppida on üldse võimalik või on ta juba nii palju edasi arenenud, kui sa jõuad ta lõpuks selgeks õppida? Ma täiesti mõistan seda muret ja ma ütleks, et tarkvarasektoris niikuinii ollakse juba harjunud kiiresti muutuva keskkonnaga suhteliselt ja muudes ettevõtetes on see pöörane tempo veelgi hullem, aga natukene mingid asjad siiski püsivad. Ütleme, et kui ma vaatan enda koolitust niisugust baasosa, siis see on püsinud paigas enam-vähem 9 kuud. Et see on juba nagu wow, see on päris hea, eks ole. Ja et tõsi on see, et promptimise puhul tuli ka need uued reeglid mängu seoses selle reasoning modeli nagu käitumistavadega. Rääkides tööriistadest,
ikka nagu päris nädalaga vast maha ei jää, aga tõsi on see, et kui ei katseta, see on nagu natuke võõrkeelega, et kui see nagu ei praktiseeri, siis ta kipub nagu ununema lihtsalt, et pigem on see efekt. Aga kui ma ettevõtte juhtimist vaatan, siis siin on nüüd küll tegelikult vaja natukene, kuidas ma siis ütlen, läbi mõelda, sest seda nii-öelda muudatustega kohanemise mehhanisme ettevõtetes. Ehk siis meil on väga selgelt vaja nagu nii-öelda kiirreageerimisfunktsiooni või tegelast või osakonda, kelle ainus ülesanne on püsida reel ja vaadata, et kuidas muudatusi adapteerida oma nii-öelda kontekstis. Et seda ei saa panna tavalise töötaja nagu igapäevatöö osaks. Et jah, see on tore, et on entusiaste, kes käivad ja leiavad oma tööülesannete vahel aega ja loevad midagi ja seda kõike peab toetama. Aga kõrgemal tasemel ettevõtete juhtimisel tuleb tegelikult tõsiselt otsa vaadata sellele, et kes vastutab selle eest, et meil oleks hetkeseisust, mis võib muutuda kuu ajaga, selge ülevaade. Et sellepärast, miks ma seda ütlen? Ütlen seda sellepärast, et viimased 6 kuud on kardinaalselt muutnud IT-valdkonna geopoliitilist olukorda. Ja selle taga ma räägin just eelkõige Hiina infotehnoloogia plahvatuslikust mõjust kogu infotehnoloogia sfäärile pärast AI tulekut. Et see DeepSeek oli äratuskell, pani nagu kõiki nagu mõtlema, aga nad ei peatunud seal. Ja seal on nagu väga selgelt tempod muudatustega harjumiseks, adapteerumiseks sellised, et nendega võitlemiseks on ka meil vaja uusi juhtimismeetodeid kasutusele võtta. Ja kas sa pead silmas IT-ettevõtteid või ka tavalisi kõiki ettevõtteid või organisatsioone? IT-d on tavaliselt, IT-seks teenusepakkujad võiks ju olla esirinnas, aga see on tegelikult laiem nii-öelda nõue kõikidele suurematele organisatsioonidele, sest suuremates organisatsioonides paraku IT on nii läbi põimunud organisatsiooni toimimisega, et tuleb kursis olla ja selleks tuleb päriselt ikkagi ka nagu ette näha organisatsioonis vastutused ja ka võimalused siis seda nii-öelda jälgida. Oma postituses kirjutasid ka siis kergelt nagu tulevikuennustust, et esiteks, et ootab aeg, kus tarkvaraarendus ei tähenda enam kodeerimist, vaid loovat ja holistilist lähenemist inimeste ees seisvate väljakutsete lahendamisele ja koodi kirjutaks siis masin vastavalt siis sellele visioonile, et kuidas sa näed, et see, mis mõttes, mille poolest see erineb praegusest olukorrast või kas praegu on see kodeerimine on nii suur ja keerukas, et keegi ei jõuagi sinnani või? Tead, täna kindlasti see nii-öelda kodeerimise osa ikkagi võtab mingisuguse aja ja ressursi päris kindlasti ära, et ei saa ju öelda, et ta ei oleks meil pudelikael, eks ole, et me ikkagi nagu prioritiseerime siin oma nii-öelda taske ja ülesandeid ja hindame neid kuidagi ja kes mängib siin pokkerit ja kes mängib T-särkidega, eks ole, et kuidagi nagu paika saada, et mida sinna development pipeline'i üldse lükata, eks ole. See viitab kõik sellele, et kodeerimine ikka on endiselt pudelikael, aga see mõte, mis mul seal taga tegelikult oli see, et kuna kodeerimine on pudelikael olnud pikemalt ja võib-olla nüüd natukene vähem, aga ikkagi on, siis me tegelikult me oleme püüdnud luua tooteid, mis lahendavad korraga paljude
probleeme, eks ole, et eelistatud mudel on selline, et see üks nii-öelda funktsioon, mida me siis tootesse toome, peaks sobima võimalikult paljudele klientidele, eks ole. Ja eriti SaaS-i businessis on see nagu aktsioom, eks ole, et kui ma panen mingi funktsiooni, sellel funktsioonil peaks vähemalt 1000 või 10 000 kasutajat olema. Aga nüüd see nii-öelda holistilisem lähenemine konkreetse kliendi probleemile pigem nagu võimaldaks või siis nagu peaks nagu võimaldama rohkem selles kliendi nagu konkreetse kliendi nagu murest ja soovidest paremini aru saada ja mitte niivõrd ja mõelda, et millest ta mida ta püüab saavutada, natuke nagu sarnane, eks ole, aga mitte siis niivõrd jõhkralt ära nülida neid soove, mida teiselt poolt siis see SaaS-mudel meil sageli nagu nõudis, eks ole. Võib-olla see oli, püüan nagu selgitada, et mis ma seal taga mõtlesin. Et sa tõid näiteks Kadrioru kohvikute CRM, eks ju, kus oleks 7 kasutajat, ei pea olema Salesforce, kus on 1000 kohvikut või 10 000, eks, jah? Jah, just. Siis startupide osas, ma saan aru, varsti saab nagu 10 teha selle, mida varem, milleks oli varem 100 või 1000 arendajat vaja, et siis läheb ka väiksema investeeringuga kiiremini saab lahenduse valmis või? Umbes jah, päris kindlasti, eks ole, et need viimased komeedid, kes tänu AI tööriistadele siis ka nii-öelda platsi on tulnud, ongi olnud üsna nagu väikesed meeskonnad. Et see on kindlasti mudel, mida vaadata, et see valuation, vaata, meil kuskil ütleme 7 aastat või 10 aastat tagasi valuation hakkasid kasvama siis juba, eks ole, kui sul ka sisemine organisatsioon oli tugev, eks ole, et sul olid erinevad funktsioonid, palju nagu tegelasi, et ju siis oli hea nagu startup valuation tõusis, eks ole, et kui me meie ükssarvikuid vaatame, siis sellel hetkel, kui nad ükssarviku saatusesse jõudsid, olid nad juba nagu üsna suured organisatsioonid tegelikult püsti pannud, eks ole. Et ma pigem nagu mõtlesin seal seda, et otseselt nagu see mudel enam ei lenda nagu valuationi poole pealt just, eks ole, ja raha kaasamise poole pealt. Teisest küljest võib ka mõelda niimoodi, et ka arendajal või ärimehel ei ole enam nii suurt janu nagu kohe varases faasis ilmsesti nagu riskikapitali kaasama hakata, sest tegelikult on oluliselt lihtsam nüüd oma neid esimesi ärikatsetusi nagu tarkvara valdkonnas teha ilma nagu kohe sellist nagu meeletut meeskonda pardale võtmata. Tõsi on ka selles, et päris nii-öelda nullist, eks ole, et ma lähen nüüd istun õhtul, ma ei tea, sinna Bolti ette maha ja kirjutan mingi tarkvara ja hakkan sellega kohe kliente teenindama. Täna ei ole veel. Aga jällegi, kui ma vaatan, kui kiiresti need Lavablid ja Boltid ja V0-d tekkisid ja kui kiiresti need arengutrajektoor on, siis ma ausalt öeldes ma oleks väga üllatunud, kui aasta pärast ei oleks nad nii kaugel, et mingisugune ärimees istub õhtul oma selle Maciga kuskil kohvikus ja mõtleb, et pagan, teeks nüüd ühe tarkvara nendele Kadrioru kohvikutele. Ole hea, Bolt, hakkame nüüd suhtlema oma vahel ja sina küsi mult, mis selleks vaja on ja mina ütlen, mis mina tean ja siis sina kirjuta seda koodi. Aga siis ju selge, et sellises maailmas saab olema miljon kohviku tarkvara, eks ju, et kuidas siis jällegi nagu äriliselt läheb väga-väga keeruliseks, ma mõtlen sellele kohviku CRM-i startupile, et ennast nagu nähtavaks tuua või toimub seal teistpidi? Seda tasub nagu mõelda, et milliseks kujunevad ärimudelid päriselt. Et ma arvan, et kuskil keegi tegeleb sellega, et tagada see nii-öelda mänguplats, kus saavad need
minisaasid tekkida. See on kindlasti väga suur äri juba. Jah, et on läheb see siis Azure'i peale või mingisugust Google Cloud Run'ide või jumal teab või AWS-ide peale, eks ole. Et seal ikkagi nagu toimub ka suuremas skaalas äri, aga selline klassikaline nagu kuidas ma siis ütlen, Salesforce, Pipedrive, mingi sellise taseme nagu businessil läheb minu arust nagu kitsaks kätte, kui nad just ei muutu ka tegelikult pigem nagu võimaldajateks läbi AI versus nagu siis mingisuguste nii-öelda konkreetsete lahenduste pakkujateks. Et võib-olla meil on vaja mingisugune üle vaadata ka see, et mis see tänane nagu siis see SaaS-i roll tulevikus on, kus on miljon väikest SaaS-i ja siis on näiteks üks mingisugune suur Pipedrive'i nimeline liivakast, kuhu on hästi mõnus siis iseendale neid CRM-ikesi nagu teha siis sinna. No meie oleme oma töös aastakümneid on olnud ju see probleem või näha, et organisatsioonide vastuvõtlikkus uuele tehnoloogiale on pigem see pudelikael, et ütleme uusi tehnoloogiaid on ala mingi 5 või 10 aastat nagu juba olemas ja lihtsalt organisatsioonid ei jõua nendega. Aga nüüd siis juhtub see, et tänu AI-le see distants veelgi suureneb, et või sa näeksid ka, et organisatsioonid muutuvad nagu hoopis teistsuguseks, et nad suudavadki uusi lahendusi oma, ma ei tea, või hierarhia muutavad nii paindlikuks ja töövormid, et võetakse kiirelt, arendatakse ise AI-ga ja tehakse, et muutuvadki kuidagi, et seda distantsi vähemaks saab kuidagi. No üks asi, mis on varasemalt tagasi hoidnud uute tehnoloogiate kasutusele võtta organisatsioonides, on ikkagi ju kompetentsid ja info puudus, eks ole. Et väga raske on, oletame, et sa oled siis küll suur pagaritöökoda näiteks, eks ole, et enamus Eesti inimesi sööb sinu saia, aga IT-sse ma ei jaksa sinna nagu just head nagu visionääri palgata, eks ole, kes oskaks mul nüüd mingisuguseid IT-lahendusi teha, eks. Ma ei oska seda ise palgata, ma ei oska isegi nagu alustada kuskilt otsast, eks ole, et kus ma nüüd seda peaks üldse tegema ja kas minu saia businessis võiks olla IT-l mingi roll või pole seda üldse vaja mõelda, eks ole. Et kui sa nagu mõtled, ja see oli peamiselt seotud sellega, et see sisenemisbarjäär sinna, eks ole, et IT-juhiks saada oli päris kõrge, eks ole, et sa pidid nagu ennast koolitama, kogemustega olema ja siis sa said nagu nõu hakata andma IT-valdkonnas. Ja siis täna võib-olla see olukord muutub vast nii palju, et üks pagaritöökoja juht võib ka õhtul lahti võtta ChatGPT ja küsida, et kuule, tead, olen siin 20 aastat saia küpsetanud, et kuda ma selle IT-ga peaks edasi tegutsema. Et barjäärid, ma tahaks öelda, et muutuvad, aga ma ei ole ka nüüd selles mõttes naivist, et inimesed muutuvad üleöö. Eks ole, et ma olles siin 2 aastat koolitanud ja siiamaani ikkagi tehes veel baaskoolitusi peamiselt, eks ole, siis ma näen, et need meie mõttemustrid kuidas ma siis ütlen, muutuvad palju-palju aeglasemalt kui tehnoloogia muutub. Nii on lihtsalt. Aga võimalusi on rohkem. Aga sellega meie aeg hakkab vaikselt läbi saama. Veel viimase küsimusena, et kui kellegile su mõtted tundusid huvitavad ja väärtuslikud, kuidas ta siis sinu koolitusele saab või sind nõustama endale tellida? Tead, meil on EBS-is ikkagi neid avatud kursuseid on ju, sinna saab tulla, tasub minna EBS-i kodulehele ja kui nüüd päris ettevõtte sisse tahta koolitust tellida, siis selliseid asju me teeme ka samamoodi, et siis sihukene asi meeles pidada nagu Produktori EU. Ma pärast panen sulle lingi siia alla, saad jätta lugejatele, et saab vaadata, saab otsenda tellida. Olgu, aga suured tänud siis ja järgmise korrani. Täpselt nii, oli meeldiv, aitäh sulle.